helirida Eesti torupillil tekib järjest avades sõrmeavasid ja järjest avades läheb helirida kõrgemaks ja sulgedes sõrmeavasid sõrmilisel näppudega läheb helirida madalamaks. Põhimõtteliselt on selle nimi avatud tehnika. Nüüd maailmas on teada ka kaetud tehnika, mis tähendab seda, et sõrmiline on kaetud kogu aja ja see noot, mida sa soovid, et kõlaks, siis selle noodi sõrm tõstetakse üles. Ma näitan, kuidas on avatud tehnika ja kuidas kaetud tehnika. Esmalt siis avatud. Ja nüüd kaetud tehnikas mängides erinevad noodid. Nagu kuulsite, siis kaetud tehnikas mängides ei häälestu meie torupilli sõrmiline. Siis meister ongi teinud meie sõrmilise just avatud tehnikas. Kui sa hakkad traditsioonilisi torupillugusid mängima, siis võib juhtuda, et sa saad mängida ka poolkaetud tehnikas. See tähendab, et osad näpud jätad siia sõrmilisele ja muudkui aga mängid laba ja valsse edasi. Kuid täna räägime helireast, mis tekib, kui me avame järjest sõrmi. Põhimõtteliselt siis kõige madalam noot Eesti torupillil on D-noot ja siis on suletud kõik sõrmeavad, ka pöidlad. Kui me järjest liigume kõrgemaks ehk avame sõrmeavad ja tõstame sõrmi, siis lähevad ka helid kõrgemaks ja uuesti katame järjest avasid, lähevad sõrmed madalamaks. Pane tähele, et kui järgmise sõrme asetad sõrmilisele, siis ülejäänud sõrmed jäävad siis oma kohale. Nüüd me ei ole ka rääkinud parema käe sõrmede asetusest. Parema käega, kui mängid järjest madalamaks helirida ehk asetad sõrmed sõrmeavade peale, siis ole ka tähelepanelik, et sõrmeavad saaksid ilusasti kaetud. Sest just alumiste nootide puhul on hästi kerge torupillil tulema ebasoovitud heli. Ma mängin kõigepealt ilusasti katan järjest kõik sõrmeavad G-noodist allapoole. Kui ma nüüd ei kata korralikult neid alumisi sõrmeavasid, siis mis võib juhtuda? Kui pill hakkab niimoodi kriiskama, siis kontrolli uuesti üle, kas sõrmed on ilusasti sõrmilisel, ka vasaku käe sõrmed, et kataksid oma avasid korralikult. Siis võta uuesti mängi G-noot ja mine järjest parema käe näppudega mängi madalamaks seda sõrmilise heli. Kui tunned, et sõrmed ju katavad väga hästi, aga ikka see kriiskamine D-noodi puhul näiteks tuleb tahtmatult, siis kontrolli ka veel, et ka surve torupillikotile ei oleks liiga nõrk, sest kui sa vajutad vähe survet, ka siis on selle D-noodi puhul võimalik, et ta ei hakka ilusasti helisema. Näitan ka väikse surve puhul mängitud alumisi noote.
siis mängi uuesti G-noot, püüa survet parandada ja mängi alla skaalat. Nüüd, kus sa juba oskad kõiki noote mängida, siis ava burdoon, mine peegli ette, vaata, et sa seisad vabalt, vaata üle korra veel sõrmilise hoidmise video, et sõrmed oleksid vabad, et sa piisavalt avaldaksid vasaku käega survet tuulekotile ja mängi järjest aeglaselt G-noodist üles ja G-noodist alla helirida.